Tere, kallis YouTube'i jälgija, kes oled siia kogemata sattunud, siis see on Numbrite Keel kanal ja siin me räägime numbritest ja meil on täna väga-väga vinge ja lahe naine, Kristen Terasmaa. Tere, Kristen. Tere, tere! Ja enne kui ma talle siis mikrofoni annan, nii nagu ikkagi traditsiooniks, siis mina natuke tahan valgustada, kus ma seda naist tunnen ja me tegelikult tunneme üksteist, Kristen, juba päris mitu aastat, on ju, kergelt. Ja see kõik läks lahti tänu Kai Oja koolitusele järjekordselt. Ma olen siin mitmeid kordi seda rääkinud, et ma olen seal käinud ja Kristen on ka seal käinud. Ja see oli mega huvitav kohtumine. Me oleme saanud päriselt kokku. Kristen on käinud Soomes siin Mardilaadal, mis oli vist Mardilaat või? Ei Ei olnud olnud. see tegelikult I love me mess. Sorry, I love you mess, vahet ei ole, aga ikkagi nii tore oli, seepärast, et alati, kui ma lähen kuskil siia messile, siis on nii, et ma otsin eestlaste selle koha üles, seepärast, et siis on nii vahva nagu tuttavaid näha. aga täna siis Kristen ei tulnud lihtsalt lobisema minuga koolitustest ja meie kohtumistest, vaid seda, et vaadake nõksukene sinna, mis tal seal selja taga on. Ja Kristjan, räägi, millega sa tegeled, sest meie, kui koolitusel olime, siis sa just hakkasid nende asjadega tegelema, ma mäletan, sa said just nagu hoo alla sinna. Sellest on muidugi juba aastaid ka. Et räägi, Ja, kes sa oled ja millega sa tegeled ja miks sa sinna jõudsid, kus sa praegu oled või mis sind viis sinna. Ja enne, kui Kristjan saab praegu suu lahti, siis ma ütlen, ta edukuse koodis on 76151 ja ma kõrvad kikkis hakkan vaatama ja tooma seoseid. Ole hea. aitäh, Merike. Et tegelikult Ruth Terrase bränd sai alguse juba 2020. aasta sellisel kevadel. See Hmm. on siis see aasta, kus Eesti lukku pandi. Kui me ennem ei pööranud tähelepanu sellele, mida me sisse hingame, siis sai see iga hingetõmbe selliseks väga oluliseks. Kas me nüüd elame või sureme? Ahah. Ja noh, okei, me enamus ikka elasime. Ja tegelikult on see hingamine minu jaoks olnud kogu aeg väga oluline, mida me sisse hingame, et ma ise olen suht allergiline olnud juba lapsest saadik, Hmm. siis kõik see söök, jook, õhk, pealemääritavad asjad on väga olulised. Ja kuna ma olin juba selleks hetkeks olnud umbes 10 aastat selline eeterlikõlide maailmas, Hmm. siis mõtlesingi, et toetaks ennast siis eeterlikõlidega, et võtaks ka mingi kodulõhnastaja koju. Aga poodi minnes, need harvad korrad kummikinnastega, kui siis poodi mindi mask ees. No ega sealt midagi ei olnud, see oli ikka puhas keemia, ükskõik, mis seal pakendi peal oli, olid seal lavendlid, olid seal värsked mereõhud, oli see puhas keemia, sünteetiline keemia siis. Ja kuna mul oli nii pikk nagu kogemus taga ja ma oskasin juba silte lugeda, sain aru, mis seal enam-vähem on, siis ma sain aru, et seal ei ole midagi looduslikku. Ja kui ma hakkasin uurima seda, siis tegelikult sul ei olegi võimalik aru saada, millest su kodulõhnastaja koosneb. Lihtsalt sellepärast, et kodulõhnastaja läheb keemiaseaduse alla ja keemiaseaduste koostist ei pea peal olema. Aa. Kui sa vaatad näiteks pesupulbrit, siis seal on lihtsalt näiteks, et 5–15% anioonseid ioone, siis on seal mingid katiioonseid ioonid, aga seal ei ole koostises mitte sõnagi. Ja Mhm. samamoodi lähevad eeterlikud õlid ja kodulõhnastajad samamoodi selle keemiaseaduse alla, ehk tegelikult sul ei olegi võimalik aru saada, mis sul on kodulõhnastaja sees. Et mina olen teinud ka erandi, ma olen päriselt peale pannud nagu intsidena, nagu pannakse kosmeetikatööstuses peale. Kosmeetikas peab peal olema kõik, mis sees on. Mhm. Ja ma küll läksin väga kaugele juba sellisesse Vahet ei ole, oma räägi. südameasja juurde, et Jah. minu jaoks ongi nagu see ka, et inimesed, et ostke nagu asju, nagu päris asju, mitte seda, mis teil on selline turunduslik suur hall suits seal taga. Et minu niisugune lemmiknäide on see, et kui sa ostad sojavahaküünla, kus peal on 100% sojavaha, mis ta võiks olla, maasika šerbeti kook ja värv on selline roosa ja sätendav. Mis Mhm. asi seal siis 100% on looduslik? Kas sojavaha, terve küünal? Tegelikult ei ole ju keegi midagi valesti teinud, ongi 100% sojavaha, ongi 100% looduslik, aga värvid ja lõhnad, kust need tulevad, see Mhm. on nüüd see asi, millest keegi ei räägi. Ja näiteks minu üks jubedamaid kogemusi oli see, et ükskord ma läksin Terimisse ja seal kõrval oli Jysk. Noh, neil on kõik need katused on ju ülevalt on lahti ja seal oli mingi tohutu keemia. Niiviisi, et ma sain mingi meeletu allergiahoo. Mm. Et tegelikult see on hästi oluline, mida me sisse hingame ja need kodulõhnastajad, kui sul on kodus või autos, need on ju kogu aeg sinuga. Mm. Iga hingetõmme, sa kogu ja sa hingad minutis.
kas see oli 60 korda, nii palju päris ei ole, aga mul on see välja arvutatud kuskil. See on meeletu kogus, mida sa sisse hingad ja kui sa hakkad nüüd mõtlema, et sul on, ütleme, kodulõhnastaja, autolõhnastaja, siis sa lähed kuskile ruumi, kus keegi kasutab parfüümi, sul on näiteks juukselaps, šampoon, see, kolmas, viies, sul on hunnik erinevaid asju, mida sa sisse hingad. kõik need erinevad tooted ükshaaval võttes on küll ohutud, nad jäävad nende piirmäärade sisse, aga kogu see kompott, see on meeletu, see on täpselt nagu soolaga. mm. kui palju on igal pool peidetud soola või peidetud suhkrut, et samamoodi on lõhnadega ja kõik, kuidas see sind tegelikult mõjutab. ja siis sellel 2020. aastal siis ma avastasingi, et ja, et meil ei ole, pole olemas sellist asja nagu looduslik kodulõhn, mis oleks päriselt looduslik, aroomiteraapia. ja siis ma tõingi ja juba selle sama aasta 1. juunil ma siis lansseerisin Ruth Terrase brändi. et selline ta siin välja näebki. -hmm. mul on üks imehea kujundaja, kes mulle kõik mu hullused ütles ei, me teeme šiki ja elegantse. siis ta ikka mitu korda küsis mu käest, mida sa nüüd tahad? tahad sa elegantset või tahad sa kirjuks minna? mina tahtsin elegantselt kirjutada. mulle tegelikult see, mis välja tuli, nagu väga meeldib. minu meelest ja väga, väga, niiviisi ma siis. väga sinu stiilis selline, kuna ma Kristenit natukene tean, see on koolitusega seotud, siis just veidikene rääkisime ette, et minu jaoks Kristen on alati nagu väga hea, näeb välja, väga hästi sätitud ja tema tooted ka, kui ta tuli nende asjadega välja, siis muidugi meie kursakaaslased saime siis kohe kõigepealt need asjad seal niimoodi nuusutada ja kui me saime nagu päriselt kokku, siis oli minu meelest mega ilus. Need kõik harmoneeruvad sinuga väga hästi. Sorry, lõikasin läbi, ma pidin selle lihtsalt ära ütlema. No nii, jätka. ja aitäh, ei, tegelikult ongi küsitud, kes on siis Ruth Terras. Ja. et kui mina olen Kristen, siis kes on Ruth Terras ja Ruth Terras ongi siis minu alter ego nii-öelda, et selline unistuste naine, et tegelikult unistuste naine, siis igaüks saab selle ise omamoodi sisustada, et kas sa oled siis, et mina olen loonud talle sellise ühe visiooni, aga sina saad teda panna talle oma nii-öelda need kvaliteedid külge. ja miks ta on mulle, kes küsida, miks sa omanimelist ei teinud, noh siis oleks nagu liiga mina, aga see ongi selline nagu esineja nimi või noh, näitlejad võtavad ka ju endale nimesi. et see ongi selline minu nagu selline kõige parem, elegantsem, edukam, ilusam, targem, niisugune perfektne vorm, et ja siis mina olen see, kes on selle päris inimene taga oma nõrkuste ja kõige muuga. selles suhtes nii huvitav, et ma mõtlengi, vaata siis, kui ka sa tulid sellega alles välja, on ju, siis mis sa ütlesid, 2020 on ju, siis mina ei saanud aru nagu, miks see Ruth Terras on, et aga kas sa oskad ütelda, kus kohast see nagu tulnud on, see nimi üldse, et kuidas sa selle peale tulid? et just see nüüd. ja tegelikult see nime jutt on ka hästi pikk. mul kõigepealt, kuidas see üldse see Ruth Terras, kõigepealt see oli Ruth Terrase Concept Store ehk tänaseks siis 2017. aastal sündis mu kõige pisem, kes on siis täna 8 ja ma tulin ära palgatöölt. ma sain aru, et ma ei taha enam nii palju kellegi teise jaoks tööd teha. ma tõesti väga armastasin seda, ma aitasin üles ehitada ühte Eesti vanemat looduslikku käsitöö kosmeetika brändi. et ma olingi seal müügiga ja kõigega, ma tegin seal põhimõtteliselt kõike peale tootmise ja koristamise. et kui oli vaja, siis sai toorainet ostetud, kui oli vaja, sai, noh, ühesõnaga kõike, et põhiliselt noh, eesmärk oli siis müügi peal olla. ja siis ma sain aru, et ma ei taha kellegi jaoks midagi nii palju enam teha, sest ma tahaks seda ise nii-öelda seda tulu sealt saada, seda akumuleeritud tulu. ja siis mul oli esimene eesmärk oli, ma tegin ka taotluse Töötukassale, et ma sain ka selle starditoetuse, oligi see, et mul oli siis Ruth Terrase Concept Store ehk ma kogusin kokku erinevad Eesti brändid ja esindasin neid laatadel. kui sa oled laadal käinud, siis sa kindlasti oled näinud, et osad müüjad on seal jube äksi täis ja teised on sellise näoga, et parem ära tule mulle lähedale. mina siis võtan üle, nad teevad võib-olla väga head asja, aga lihtsalt see müük ei ole nende teema. et mina aitangi neil müüa ja siis on veel kolmas grupp inimesi, kes ei saa laatadel käia, kas neil on lapsed, pole neil autot, nad ei, noh, mida iganes. et mina olengi nagu nende esindaja ja siis oli vaja sellele üritusele, ettevõtlusele ju nime. Oh my god, ma otsin seda mingi pool aastat. mul oli seal igasuguseid mõtteid ja lõpuks siis ma surfasin Facebookis ja siis tuli üks Rutt, kellega ma olin ühes joogalaagris käinud. Ma ütlesin,
Vau, Rutt. Jaa, tegelikult ta ei ole Rutt, ta on Rutt. Et natuke teistmoodi hääldus, Rutt. Ja kus siis Terras ja siis tuli raadiost, ma ei mäleta, kas samal päeval või tuli see Riho Terrasest hakati rääkima ja ahah. niiviisi sündiski Rutt Terras. Täitsa lõpp. Mul lööd ihukarvad praegu püsti. Nüüd ma tahan vahepeal siia nüüd sisse hüpata. Teate, kes vähegi on nüüd minu kanalil siin pikemat või vähemat aega olnud, siis vaadake, kuidas nüüd tema kood mängib. Nüüd ma räägin sinust, sinu koodist, kallis Kristen, natukene. tal on siis, Kristeni kood on 76151. Kristen rääkis nii kihvtilt praegu oma seda lugu, kus ta oli enne tööl, eks ju. Siis ta tahtis omaette nagu, et ta ei tahtnud alluvuses töötada. Siin hakkas väga hästi siin 2 1 mängima, ehk siis sul on keskmine number on 1, mis tähendab, et sa peaksid olema endale ise tööandja. Mega hästi praegu kohe vastasid, nii et teie, kellel on edukuse koodis 1, näete, vot niimoodi töötad, aga Kristjan ei olnud lihtsalt kuskil midagi pakendamas, aga ta oli ikkagi nagu parem käsi seal ettevõttes, et hästi kihvt selline näide. 7, mis tähendab siis tema esimene number, hästi kreatiivne, võtab kätte, hakkab tegema, mida sa just praegu rääkisid, läksid appi nendele inimestele, kellel on vahvad tooted, aga ei jõua kas laadale või mida iganes ja sa läksid neid esindama. Nagu mega, seda mul ihukarvad jooksevad praegu läbi, sellepärast et kui hästi nagu töötab see energia ja 7 on see, et tal ei tohi igav olla. Võtab üks teine asi nagu kogu aeg, sest sul on nagu projektipõhilised need asjad ja 2 1 tähendab ka see, et oo, tuli mõte, hakkan pihta, kohe teen. Aga see, et sa mõtlesid nime suht pikalt, on ju, see on jälle see, et natukene väike perfektsionism, mis on nagu number 1 selline omaisus, mis ma ei tea, no ühesõnaga neile omane omapära äkki. omapärane ja siis neil on see, et nad nagu tahavad, et ei, no see ei ole päris see, aga see sinu nimelugu nagu fantastiline. ma tean, kui palju ettevõtjaid on meil ka siin kanalil ja ma olen ise ka pead murdnud, et mis asi see siis peaks olema. aga no näed, sinu lugu on nagu, ma enne ütlesingi nagu tädi Rutt, et ma mäletan, kui ma laps olin, et kes mäletab siit, kes nüüd vaatab seda, et tädi Rutt oli mingi lastesaade selline, et kommenteerige, et jaa, et mäletan või midagi. jagage, mis teil tädi Rutist oli, ta oli hästi siin lokis peaga veel selline hästi muhe tädi ja see jah, ei lähe sinu brändiga küll kokku, aga ja number 6 täiesti ilumaailmas toimetab, ehk siis ilu ei tähenda ainult füüsiline ilu, see tähendab ka see, et tõsta seda eneseteadlikkust, aidata inimestel rohkem aru saada, mida me sisse hingame, millised tooted on kõige paremad. see on üks mega hästi kombineeritud numbrid ja number 5 tähendab seda, et sa oskad keerulisi asju lihtsaks rääkida. ehk siis saad aru, see on keemia, kas te saate aru, see on keemia, näed, siin ei ole keemia, saad aru? no selline, see, mis sul on väga hea, nagu väga omapärane, nii, ma sain kõik välja pasundatud, sest ma olen nii erutatud su juttudest praegu, kui hästi su kood töötab. et miinustest me ei räägi, seepärast et neid on meil kõigil väga vähe, on ju. nii, lähme edasi et ja, jah. et mis ma ja küsin, nüüd mul läks, millega me edasi lähme? Me läheme sellega, et selles suhtes, et sa said selle Rutt ja Terra nagu kombineerisid sealt kokku, et see oligi sinu bränd ja siis see, et sa käisid seal laatadel teisi nagu aitamas ja nii edasi, aga sul oli justkui nagu oma toode ka. aga kuidas sa siis jõudsid nii kaugele, et nüüd sul on mingi rivi seal selja taga, et kuidas see nagu hakkas ennast nagu lahti rullima? et sa seal maailmas oled ju niikuinii olnud, aga kuidas sa siis nagu väga julgelt said nüüd hakata sellega tegema, sest see on ka ju mingi teekond, see ei ole nii, et tuli mõte, homme on mul 15 000 mingit pudelit selja taga. Et tegelikult see oligi, et siis 2020, siis 1. juunil ma lansseerisingi 4 kodulõhnastajat, 2 autolõhnastajat ja eeterlikõlide segud. Ja sealt see hakkas vaikselt edasi minema, et kui rääkida veel kõigepealt, ma ennem käisingi, ennem kui ma oma tooted lõin, oligi see Rutteras Concept Store ja siis ma kogu aeg otsisin, mida ma tahan teha ja ma ei leidnud neid kodulõhnastajaid. Ja siis ma juhuslikult nägin Did Yourself videot, et võta seal siis seda mingi magusa mandliõli ja võta alkoholi ja pane paar tilka eeterlikõli ja pane siis need grilltikud sisse ja no kohe poodi, hops, kuna mul need eeterlikud õlid olid olemas seoses minu selle concept store'iga. ja siis ma hakkasin katsetama. No Mhm. way. ühesõnaga, ma ütlen sulle, ära katseta, see on lihtsalt raha raiskamine. Aga kuna oligi jälle selle eelneva palgatööga seoses, ma teadsin, kust toorainet võiks saada. Mhm. Tellisin, hakkasin katsetama, tegin seal, ma elasin siis laagris Kasekodus, selline hästi nunnu elamurajoon, uusarendus. Panin oma riiuli ukse taha ja lasin seal ka inimestel midagi testida ja küsisin, et mis nad arvavad ja siis ma
tõin väljagi selle esimesed 4 kodulõhnastajat, hetkel on siis 6 on sortimendis ja siis mul oli võimalus olla Rose de Pariisi nagu müüja Viru keskuses ja ehe müüja või noh, nagu müügiesindaja, seal oli neil pop-up'id mm. ja siis ma sain juba seal rohkem inimestelt seda tagasisidet ja siis tulidki need ikkagi natuke see maailm siin meil avanes, hakkasid juba laadad pihta ja vaikselt seda tagasisidet ja kõike saama ja siis tulidki eetlikud õlid ja siis tulid küünlad. Et küünlad on siis Aa. sellised, et siin peal on ka poolvääriskivid, et siin kaameras pole hästi näha, aga ja siis tuli üks kehakeel, mis sai ka iluauhinna, et mul praegu ongi 5 iluauhinda. Et Mm. kehakeeli ma käisin, issand, juba 3 aastat tagasi vist oli see, käisin esimesel Eesti siis looduskosmeetika valmistamise koolitusel, mis oli siis 9 kuud pikk. Selline hästi pikk koolitus ja seal minu lõputöö, mis ma tegin, et see siis võitiski selle ühe iluauhinna ja, Võimas. ja ja niiviisi see siin vaikselt on läinudki, siis vahepeal ma tegelesin isikliku eluga, et selline 1,5, ütleme aasta kuni 2 aastat on selles arenduses ja kõiges natuke nagu vahele jäänud. Aga nüüd ma olen siis Tallinna ettevõtlusinkubaatoris, kuhu mind valiti, et selline inkubatsiooniperiood, mis nüüd alles hakkas, et see kõik, ma tunnen, et see läheb nagu, et mul on jälle seda jõudu, seda toetust ja noh, kogu selle raskuse aitas ka see TIR, Kaioja läbi TIR-i, Liitefieldi, need siseringid, et kõik need nagu edasi viia. Et tegelikult on ikkagi väga hea, kui keegi sinusse usub, seepärast et tavaliselt meil on ju kui palju meil neid ettevõtjaid on ikkagi väga vähe, et enamus on ikkagi vinguviiulite nagu kokkutulekul, kõik on halvasti, aga et teha ise midagi paremaks, seda nagu väga ei ole. Et noh, nüüd tänaseks olen ma siis sealmaal, kus mul on, ma ei tea, kui palju tooteid, seepärast ma päriselt neid eeterlikõlisi on nii palju, on nii-öelda ametlikud eeterlikud õlid, mis on kodulehel, aga iga kord, kui ma tellin omale tooraine, siis ma alati võtan veel mingit õli ja aeg-ajalt ma panen nad ka nii-öelda laatadel müüki, et lihtsalt, et testidagi, kas inimestele meeldib, kas nad tahavad. Tegelikult on mul ligipääs mingile kas 100 või 150, ma isegi ei mäleta, kui palju neid eeterlikke õlisi on päriselt ausalt öeldes nad kõik ei ole ka nagu erinevad, mõned on lihtsalt näiteks lavendlit on, kas ta on siis Prantsusmaalt, Inglismaalt, noh, Bulgaariast. Aa. Nad on küll nagu erinevad tooted, aga noh, ikkagi lavendli nime all. Ja noh, kui mina enda lavendlit valisin, siis ma tellisingi, ma ei tea, vist 10 erinevat lavendlit ja siis Mm. lihtsalt lõhna järgi pimetestis tegin ja see on üks kallimaid lavendleid, millele mul juurdepääs on. Aga ta on tõesti hea, seepärast et mõni lavendel on nagu täisõudus, no minu jaoks, Minu et ma olengi seda jaoks. valinud kõike nagu lähtuvalt endast ja uued asjad, mis mul nüüd on sildid, on vaikselt tegemises, tulevad siis vääris eeterlikud õlid ehk need on siis kas jasmiin, roos, pärnaõis ja ma kogu aeg olen mitte seeder, vaid see teine, see seeder on odav, ka S-tähega. Ühesõnaga, ma ei tule meelde, et see ja need tulevadki siis kas 1 milliliitri või 3 milliliitri kaupa, et nad on tõesti nagu hästi, nad on siis absoluudid enamus. Sandel, Ahah, et ja. sandel on eeterlik õli, aga teised on siis absoluudid, et need natuke erinevalt tehakse. Ja need on siis 1 milliliiter kuskil 15 kuni 20 eurot hakkab maksma. Et Eestis põhimõtteliselt sul ei ole võimalik osta puhast roosi, puhast jasmiini. Nad kõik on kas siis, kui nad üldse on looduslikud või siis nad on kas siis lahjendatud mingis õlis, näiteks seal jojobas, või nad on siis sünteetilised, et see on ka jälle minu selline südame nagu, või noh, missioon nagu harida inimesi, et kuidas sa saad aru, mida sa päriselt ostad. See on niisugune hästi trikiga küsimus, et seal noh, et tal peab paber, ütleme, paber kannatab kõike, sa võid ükskõik sinna midagi kirjutada, aga kuidas sa siis päriselt aru saad, et see eeterlik õli on ikkagi looduslik eeterlik õli, ta ei ole muundatud, sest eeterlik õli ei ole nagu üks asi. See koosneb, see on nagu Lego majake, mis koosneb paljudest Lego klotsidest. Ja kui see noh, ma lähen jälle teooriasse, aga minu jaoks on see hästi oluline ja ma arvan, et sinu jaoks ka, sa saad palju infot, et proovin see paar minutit nagu tähelepanelikult kuulata. Tegelikult
lõhnad koosnevad molekulidest ja eeterlikud õlid koosnevad molekulidest ja siis võib jagada nagu neljaks, kuidas need lõhnaained on siis looduslikud ja on sünteetilised. mm. Need kõik on nagu aroomiõlid, selline katusaroomiõli ja seal siis ongi sünteetilised on lihtne, need on täiesti sünteetilised, seal ei ole mitte midagi looduslikku ja need on üldjuhul kõige odavamad. Mhm. Siis on need looduslikud, aga nüüd, kui vanasti olid looduslikel ainult eeterlikud õlid, siis nüüd on see selline natuke trikikoht. kõige paremad ongi need aroomiteraapiliselt eeterlikud õlid ehk mida ei ole muudetud, kus Mm. ei ole mingisuguseid neid Lego klotse ehk molekuli välja võetud. Siis teine grupp on need, kus on need mingid odavad õlid laiali lammutatud, molekulid kätte saadud ja nendest tehtud siis kallid õlid, noh näiteks roos või siis see jasmiin või sandel või ükskõik mis, isegi tegelikult lavendel ja ilang-ilang on suhteliselt kallid õlid. Mm. Nad on looduslikud, aga neil puudub igasugune aroomiterapiline mõju, neil ei ole enam seda sünergiat koos. Mhm. Ja siis kolmas on selline, kus on siis seda looduslikku õli, aga natuke on pandud ka sünteetikat, et ta oleks natuke nagu ägedam ja odavam ja kauem kestvam. Ja kõige problemaatilised ongi tegelikult need looduslikud eeterlikud õlid, sest nad on kõige, noh, nagu loodus ikka, üks aasta on ühesugused õunad, teine aasta on teistsugused õunad, värvid, koostised, kõik nagu varieeruvad ja nendega on ka kõige raskem tööd teha, seepärast nad ongi nagu elavad organismid, nad erinevad partiid ongi erinevad. Mhm. Usun. Ja kõige lihtsam on siis need sünteetilised ja siis need, mis on molekülõlidega tehtud, sest need on, seal saab hakata mängima, mida sa siis, noh, sünteetika on lihtne, see on kogu aeg ühesugune. aga kui on need molekulid, sa saad ikkagi seal mingit mängida, midagi teha, aga looduslik on nii, nagu ta on. Ja kui Issand. sa ostadki mingisuguse priis, siis seal on looduslik, siis ta võibki olla looduslik, ta on molekulõlidega, ta ei ole sünteetiline, aga tal ei ole ka mingit aroomiteraapilist mõju. Ta on lihtsalt lõhn ja kui teadlased ütlevad, aga seal on samad molekulid, siis jah, molekulid on samad, aga me veel ei oska mõõta seda sünergilist ja seda keha omasust ja see on selline teadus, mida me veel ei oska mõõta, aga millest kindlasti tulevikus me oskame mõõta, et see on selline, kui teadlased avastasid, et meil on nagu teadvus alles mõned aastad tagasi, siis noh, me kõik teame, et meil on teadus, et me teame mingeid asju. aga need ongi selline asi, mida ei saa nagu mõõta, et mis nagu natukene trikiga, et siin skeptikud võivad öelda, ahaa, või täpselt, kui räägime sinu numbritest, mis numbrid, kuidas need mind mõjutavad, ja, aga ja, nad mõjutavad, ja, tahad sa või ei taha. ja, ja see on, tead, see on nii huvitav, tead, ma tahtsin küsida, et oota, kuhu kohta seda sinu koolitusele saab tulla, et kus sa räägid siis nagu puust ja punaselt neid asju lahti, aga sul ei ole vist selliseid asju, sellist koolituse moodi asju? mul ei ole sellist koolitust, aga tegelikult mul on selline hästi tore, kui sa lähed minu kodulehe peale www.rutterras.eu, siis seal viskab sellise pop-up'i sulle, et kui sa liitud minu uudiskirjaga, siis ma kingituseks saadan sulle ühe sellise 12-leheküljelise Nii niisuguse lühike või? PDF-faili ja seal on ka kirjas, kuidas siis valida erinevaid 7 märki, et aru saada, et sinu mis asi on ikkagi looduslik. see jutt kehtib nii kodulõhnastajate, kosmeetika, noh, kõige lõhnavate kohta, mis Mhm. on. Siis ja ükskord tuleb kindlasti ka mingid videod ükskord. ma olin sulle ütlemas ka, et täiesti siin on juba omaette seda filosoofia, milles näiteks mina ei tea. ma tean seda, et õppisin ka natukene, kuidas palsameid vaadata ja siis neid šampoone, siis tegelikult no, kõike peaks ju vaatama, põhimõtteliselt kõike peaks vaatama, on ju, loputusvahendid ja. aga noh, ma pean tunnistama üles, et ma nagu väga kõike ei vaata, ju siis veel ei ole vaja, aga kuigi võib-olla, et selleks, et nagu tervelt elada edasi, siis need on väga vajalikud asjad ja ma usun, sest mina kasutan näiteks pabam sinu tooteid kogu aeg ikka siin. ma neid veel uhkustan natukene. Taran, vale värk sest ma ükskord saime sinuga Tallinnas kokku, kui ma käisin ja siis ma ütlesin ka, et Kristin, Kristin, kas sa saaksid mulle oma tooteid tuua ja siis ma mäletan, me sõitsime kuskil mingi bensukas, saime kokku. sa ütlesid, et kõik annab organiseerida, kõik annab organiseerida. ja siis võtsin suure portsu, et ma olen siin jätnud meie kohtumise jaoks karbi ainult alles, loomulikult sisu enam ei ole. et aga ma ei tea, millegipärast ma arvasin, et mul on seda karpi vaja. mina küll oleksin väga selles suhtes nagu meelitatud nendest videotest, näiteks kus sa räägidki, no ütleme see toode on ju ja täiesti omaette Youtube'i video, kus sa saadki jagada, et kuidas see lugu on üldse tulnud, mis asjad need siin on, saad aru, niimoodi. no vot, äriidee sulle, me pärast eetriväliselt võime rääkida sellest natukene veel edasi, aga teie ka näiteks, kes te kuulate,
pange ka kommentaari, mida te tahaksite näiteks Kristjanilt veel teada saada, et minu meelest nagu mega huvitav maailm ja ma tean, et inimesed on ju erinevate allergiatega, mul mees on väga tundliku ihuga, me siin ikkagi väga teadlikult vaatame, mida millega pesta, ütleme niimoodi et minu meelest on üks väga-väga kuldne asi, mida sa teed. minu jaoks nüüd üks selline lihtne inimese küsimus. okei, ma saan aru, sul on tooted, sul tuleb veel mingid tooted välja, aga ma tean, et kui küünlategijad hakkavad küünlaid tegema, siis alguses nad teevad kuskil neid keldris, nad ütlevad, et see on tehas, tegelikult nad teevad kuskil, saad aru, kõrvaltoas või ma ei tea, kuidas nad teevad ja ma ütlesin lihtsalt, kuidas sina hakkasid täitsa nagu sa ütlesid küll, et katsetasin seda kus sa tegid sa köögis seda näiteks või tegid sa suurde toas, kus sul see oma pisikene alguse koht oli? sest näiteks meil kanalil vaatavad ka nüüd kindlasti inimesed vaatab, et oo, mul on kood sama nagu Kristjanil. et aga ma olen ka mõelnud nagu midagi teha, et aga nüüd Kristjan räägib, et tal on nüüd see ja siis tal tuleb see ja, aga kus sa alustasid? ma tegelikult ikkagi oma köögist, kus siis ikka, okei okay,, suur tuba ja köök no nägid, ruumi tundsin oli ära. palju ja ikkagi oma köögist ja ega praegugi mul ei ole oma tootmist, ma käin rendin tootmist, et mm. kui mul on vaja toota, -hmm. et siin me ei pea nagu tihti minu meelest ongi, et oo, see ettevõtlus on nii suur, oo, mul peab see kõik Mm olemas -hmm. olema. tegelikult ei pea, et hakka vaikselt oma köögis toimetama ja vaata, kas sellel asjal on turgu Mm -hmm. ja siis saab rentida neid tootmispindasi. ma käin harva, aga siis ma toodan palju ja ma seal ainult toodangi. sildin ja kõike seda ma teen juba kodus. Mm -hmm. et selleks on mul juba siin, et mul praegu ongi selline, mul ei ole ladu, et ma andsin oma lao ära, aga varsti tõenäoliselt ma võtan uuesti. et tegelikult meil on see nii paindlikuks muutunud, et kõik need pisikesed laod, mida sa saad rentida kuu kaupa, nagu sul ei ole vaja mingit tohutut oma kontorit. kontor on mul, ongi voodist, lähen teisele poole voodit, on laud ja ongi minu kontor. et vot. selline hästi lihtne, et see ongi see, et sa hoiad nagu kulusid kokku, sa saad alustada juba hästi-hästi väikeselt, et põhiline on see, et sa oskaks, noh, et sa ikkagi teaksid, mida sa teed, et see eeterlike õlide maailm on siin üks suur bränd, kes räägib kogu aeg, et temal on nii puhas, kõik teised on saast ja siis inimesed teevad nende asjadega tooteid, nad ei tea midagi nendest nõuetest, et kõigile, kes ütlevad, oo, nii puhas, looduslik, see ei saa mulle midagi teha, siis ma ütlen, et kärkleseen on ka täiesti looduslik. ja kas sa ikka lähed seda ja sööma selge. või gaas, millega sa oma maja kütad või pliiti kütad, ka täiesti looduslik, aga sa ei jää sellega ühte ruumi. Ja. ja väga mis hea ma tahan näide. kindlasti rõhutada, on see, et looduslik ja eeterlikud õlid ei tähenda, et nad on allergiavabad. Mhm. eeterlikud õlid on väga allergilised osad. sa pead lihtsalt teadma, mille vastu sa allergiline oled. kui sa apelsini ei saa süüa, siis ära seda apelsini eeterlikku õli ka ole hea endale peale määri, sisse hinga. et mõnedel on, kõik me teame ju pähkliallergiat, pisike killuke pähklit ja inimene on surnud põhimõtteliselt. Mm. et selles mõttes sa pead ikkagi ise teadma, siin on sinu vastutus ja kui ma ütlesin, et ei pea toodetel peal olema koostist, siis neil peavad olema need allergeenid, mis on enam levinud või enam tundlikud, et need peavad seal peal olema. Mhm. et see, et jah, mina nagu kogu koostise panen, aga see tegelikult ei pea peal olema, et sul ongi tegelikult hästi raske aru saada, mida sa siis ostad. ja ma olen näinud ka eeterlike õlide segusid, kus ei olegi pealkirjas ja tegelikult ei peagi pealkirjas, et minu jaoks oli see suur šokk, seepärast minu jaoks oli normaalne, aga tegelikult ei pea pealkirjas olema, mis su eeterliku õlisegu sees on. issand, kui huvitav, näed, ei tuleks selle pealegi, seepärast et sa oled täiesti selles maailmas. ma hakkasin mõtlema praegu nüüd kuulan sind ja ise vaatan seda. no minul müts maha sinu ees, et mina näiteks selliseid asju ei suudaks välja nuputada, kuigi mul on ka oma edukuse koodis näiteks 3 7, aga no minu seitsmed niimoodi ei trigerda. et ma mõtlesin seda, et esiteks vaatan seda sinu riiulit selja taga, mõtlen, et okei, üks asi see, et sa mõtled välja need tooted on ju, et siis on ka see, et sa pead ju vaatama, kui pikalt nad kestavad, need tikud, et see lõhn ikkagi oleks nagu hea. kui suure ruutmeetri peale on ju näiteks auto omad ka autosse, et ei tuleks liiga vänge, kui palju seda peaks keerama, ma mäletan, sa seal jutustasid, et kui tahad siis niimoodi, siis sa teed niimoodi ja siis sa teed niimoodi, et ei tuleks liiga vänge, sa midagi seal hullult seletasid meile autoasjadega. no see on see autosse riputatav või ükskõik kuhu, ma olen seda väiksesse koridori tegelikult pannud ka.
et see, kui külalised tulevad, külalised, kui ma koju tulen ostukottidega, et oleks lõhn sees ja et seal ta tavaliselt mul ripub, aga kus sa kõik need asjad nagu, ma saan aru, et sa katsetasid arvatavasti, et sa tead täpselt, et seal näiteks pakis on ka, kui palju tikke, ma tean, et räägitakse ka, et pane 2 tikku, kui on näiteks ruutmeetrit nii palju, kui on näiteks suurem ruum, siis pane näiteks 5 tikku, no ma praegu näiteks niimoodi pakun välja, kas sa seda maailma ka natukene avaksid ja näiteks see, et sa ütlesid, et ma nüüd küsin palju, aga ma mõtlen ka, et ma tean, et väga palju küsimusi selliseid võib praegu tulla ja teie, kes te kuulate ja kui ma teie küsimusi ära ei taju, siis kommenteerige ja küsige, et Kristjan tuleb kindlasti siia ka vastama teile küsimustele, et jälle see, et sa võid umbes ütelda, et kuidas sa selleni nagu tulid, et mitu tikku näiteks karpi panna, et näiteks see ka, et need pudelid on nii kihvti disainiga, väga lihtsad, klassikalised, aga sellised, neid pudeleid saab ükskõik kuhu panna, nad kogu aeg nagu harmoneeruvad kodus sul ükskõik mis nurgaga. Nad nagu on rusikas silmaauku, nagu öeldakse. et ei pea nagu mõtlema, et peidad lille taha ära või niimoodi, et vaata silma ei paista, et jälle, et kuidas sa selleni kõigeni oled nagu tulnud nende asjadega, noh, see disaini pool disain on puhtalt Julia töö, et mul siis disainer, kelle ma ka Facebookist leidsin, et kui oli vaja logot mm. -hmm. disainida, et ta ongi väga selline tore, et ta on kõik minu hullused nagu maha surunud, öelnud ei, sa ju ei tahtnud sellist ei tahtnud jah. Aga kus tegelikult on see kodulõhnastaja valmistamine, ma lähen jälle hästi detaili, jälle mul ikka südameasi on tegelikult hästi keeruline. Mm. Kui su retsepti koostamine, mis toimib, on keeruline, pärast neid teha on lihtne, Mm -hmm. aga et sa saaksid valmis selle retsepti, ega seal ei olegi midagi, ma juba selle 5 aasta peale enam-vähem võin öelda, mis võiks nagu toimida, mis võiks aidata asjal toimida. Aga see on puhas katse-eksitus Mm ja kui -hmm. ma elasin veel laagris, siis mul oli tore väike WC, kus ma siis testisin. ahah See oli selline mõnus pisikene 1,5-ruudune WC, kus oli hea testida mm. -hmm. ja, ja pulk ja lõhna intensiivsus tegelikult see olenebki sellest, et need lõhnad on erineva intensiivsusega, nagu kasvõi kui sa mõtled küüslaugu, Mm -hmm. lõhnab ühtemoodi, ühe tugevusega, apelsin teise tugevusega, et see ongi, see oleneb. Need lõhnad on nagu ise elavad inimesed, nad on nagu organismid, mis siis käituvad erinevad oma tujudega, oma soovidega. Mm -hmm. Et minul on ka igas selles karbis on kaasas 6 pulka, aga tegelikult ja see oleneb ka sellest ruumist, kus sa paned, kas sa paned sinna pisikesse WC-sse või paned 50-60 ruutu tuppa, see olenebki pulkade arvust ja kui tihti sa neid pöörad, võtad pulgad välja, pöörad teistpidi, et siis tuleb seda lõhna rohkem. See on kõik katse-eksituse meetod ja mul on hästi palju toredaid kliente, kes on mulle tagasisidet andnud, et need kodulõhnastajad kestavadki 4 aasta. Ja mis ka veel oleneb, sinu lõhnatundlikkuses, kui sa ikkagi nagu lõhna eriti ei tunne, siis ka minu kõige tugevam kodulõhnastaja, sul on 6 pulka ja sa iga päev neid keerad, saab sul 6 ajaga otsa või 2 kuuga. Ei kesta aasta, et see pulkade arv, pööramissagedus, see ongi seda lõhna siis, Mm lõhna -hmm. suurus, see on nagu muusika, et kas mõnel on elevant kõrva peale astunud või siis kuuleb igat, nagu on absoluutne kuulmine, samamoodi on selle lõhnaga, kas sa lõhna tunned või sa lõhna ei tunne. Mm -hmm. Ega siis ja jälle ma tulen tagasi küünalde juurde, kuidagi mu väga südameasi, et küünlaid lihtsalt ostetakse hästi palju, praegu on hästi palju neid erinevaid küünlabrände ja kui seal on kõik need värvid ja lõhnad ja asjad erinevad, et tegelikult iga kord, kui mina oma küünlad teen, ma testin, kas need jälle töötavad, kas nad põlevad. Näiteks mul on üks hästi hea segu 1036, mis on ainult eetlik õli segane, seepärast et küünlana ta ei põle ja kodulõhnastajana ta ei lõhna. Aga ta on ülihea, mulle nagu ülimeeldib see segu, seal on see apelsin, mandariin, greip ja ilang-ilang. Ja ta lihtsalt ei tööta teistes toodetes ainult selles eeteliku õlisegus. Mm. Ja see ongi see testimise värk ja samas, kui sa teed jälle, iga kord, kui sa küünlad teed ja sa paned uue värvi, sa peaks kõik need ära testima, pluss veel see, kui sul on need erinevad värvid seal sees, et kuidas nad siis ka kokku põlevad, küünlad ju sulavad, et see on tegelikult hästi selline trikiga asi, et noh, ma nimesi ei nimeta, aga meil on üks ka päris vana küünlatootja, kes noh, kui ma hakkasin neid tegema küünlaid, ma ostsin hästi palju erinevaid küünlaid, ongi üks tuntud, kaua turul on ja need küünlad tossavad nagu, kes on näinud mu reklaami, on see reheahi vanapaganaga
et nad tossavad, nad ei põle, pool küünalt jääb sul alles. milleks sa ostad siis seda küünalt, see on ju meeletu raiskamine ka. Mhm. et see on selline hästi niisugune trikiga küsimus. ja noh, minu küünaldel on peal poolvääriskivid ja need tegelikult tuleks mingil hetkel välja võtta, kuna kivid sulavad. Nad lähevad kuumaks ja sulatavad selle küünla natuke auku, aga kui välja võtta, siis see ülejäänud äär jällegi põleb ilusasti ära. et need ongi sellised pisikesed detailid, mille peale ise ei tule kohe ja mis tuleb ka kliendi tagasisidest tagasi ja kui sa ikkagi ise tarbid, et see ongi see tarbija tagasiside ja sa pead ikkagi ise oma tooteid kasutama, et sa saaksid aru, kus, mis, noh, üks asi on see, mis sa oma peas välja mõtled, teine asi on see, kuidas see siis realiseerub, et seal tulevad mingid nüansid, millest sa nagu ei pruugigi aru saada. väga huvitav, kuule siin kasutan su hingamispausi ära. Ma tean, et nüüd kindlasti kuulajate seas on ka väga palju, kellel on juba neid tooteid kasutuses. Kas praegu kasutuses on või siis on olnud, olete katsetanud, et jälle saate panna tagasisidet, aga tegelikult nüüd tagasisidet üleüldse oleks mõttekam ju panna kuhugi sinu kontaktidesse pigem. siia saate ka muidugi panna, aga sul on Instagrami leht ja sul on, kus sa tahad, et sinuga kontaktis inimesed on? Kas läbi kodulehe, läbi Instagrami, mis on sulle sellised, kus sa kogu aeg aktiivselt kohe niimoodi suhtled inimestega? kõige rohkem ma tegelikult tahan, et praegu tuleksite mul Instagrami lehele, et mul on ka väikene eesmärk, et ma tahan kokku saada 1000 jälgijat, et teha siis laive Mm. ja selleks, et need 1000 jälgijat, mul on praegu seal umbes 700, ütleme siis mul oleks mingi 250, 300 inimest veel juurde vaja, Ahah, aga et sul oleks ka huvitav, siis ma teen siit selle video, panen sinna kuidagi üles. ma veel tehniliselt ei tea, et tehnika on niisugune nõrk koht, aga ma leian lahenduse, et see ongi see, mida Tirr on õpetanud, et otsi ja, lahendusi. ja. et ja et kuidas siis niiviisi, et selle postituse alla siis kirjutada ja siis like ida minu kodulehte ja kui sinna alla tuleks midagi kirjutada, et kui sa like'id selle Insta lehte, kirjutad sinna alla midagi, siis nende vahel, kes kuni 18., ütleme siis 17. südaööni või ütleme Ah, siis 18. lõunani, et lihtsalt 18. mingil hetkel, ma ei tea, mis kell, ma loosin siis välja niiviisi, et kaks kinkekaarti, mis on mõlemad 50-eurosed, et üks on siis see, kes kirjutab ja kui sa sinna oled ka tag inud oma sõbranna näiteks, mhm. et tema võiks huvida, siis sulle ja sinu siis sõbrale mõlemale 50-eurose kinkekaardi. ehk meil Mhm. on siin see jõulude aeg, et saad endale kingituse ja saad teha ka kellelegi, kelle sa tahad seda kingitust teha. No et lihtsalt lihtsalt, et võrratu. tore oleks ja et te like ite mu selle Instagrami lehe ära. ma ei saa öelda, et kas ma oskan vaadata, kas sa on like inud, aga ma lihtsalt jään lootma inimeste heal tahtlikkusele, aususele, et like'id, et ja siis ma saadan sulle selle kinkekaardi ja sa tegelikult jõuad veel jõuludeks ära tellida endale kingitused ja Väga 50 võimas. euro eest saab ikkagi täitsa peaaegu 2 kodulõhnastajat või kodulõhnaste hunnik eetlik õlis ja mõned kinkekomplektid, et see on niisugune täiesti tore ja väärtuslik kingitus, et saad kohe ära proovida. Võimas. Nii, nüüd ma käiks natukene läbi sellesama asja. nii, sinuga ühenduses võiks olla läbi Instagrami. Mis selle Instagrami nimi on? kuidas sind otsida? Rutt Terras, Rutt Terras, Rutt lihtsalt niimoodi. Terras, ja, ehk jah, nii siis, ongi. et sinna võib niisama ka jälgima tulla, et ei pea seal osalema loosimises muidugi on ju, kui ei taha. aga nüüd on nii lahe võimalus selles suhtes, et kui mina nüüd tahaksin tulla sinna, siis ehk siis ma tulen sind jälgima Instagrami, siis ma tulen sinna kommenteerima, sa nüüd kuidagi viitad siis selle meie videole, et siis selle videole, kas sa teed siis postituse või mingi reelsi, aga te tunnetate selle ära. et see on nüüd see õige koht, et siis sinna ka kommenteeri ja tag'i ära ka keegi sõbranna või sõber või ema või õde, ükskõik kelle. et siis sa validki selle, kes on siis tulnud jälgima, kommenteerinud ja tag inud ära kellegi sinu tuttava sealt mitte sinu tuttava küll ikkagi tag'ige mind ära selles, et kutsuge mind, et ma hea meelega tahaks ka kingitust, ma arvan, et see vist, mina ei saa osaleda, mul on selline tunne, et mul juba kodus on tooted, näed ja, aga nali naljaks, ehk siis te saate kinkekaardi, mis siis on sinule 50 eurot ja sinule ära tag'itud inimesele sealt kommentaarist siis ka 50 eurot. ja Kristen saadab siis teile kuidagi, lepite kokku ja te saate siis ruttterras.eu-st, oli niimoodi või e? e-poest saate tellida siis selle väärtuses tooteid seal ja nagu ma aru saan, et selleks ei pea elama Eestis, sa võid elada Soomes, sa võid ükskõik kuhumaani sa üldse pakke oled saatnud et.
tuleb meelde? tellimusi tegelikult ma ei ole niiviisi väga, olengi ainult Soome saatnud Lätti ka. Mhm. Aga tegelikult see saatmine võib ju, ma võin Austraaliasse ka saata, lihtsalt küsimus on ainult selles, mis see maksab ja millal see kohale jõuab. Mhm. Et mina võin igale poole saata, aga et seal, ei ole Jaapanisse vabalt, igale poole saab saata. ehk siis seal on niimoodi, et kui üldse sinu e-poodi nüüd minna ja siis sa valid toote välja, paned sinna ostukorvi onju ja siis sealt tuleb juba kohe automaatselt, kus riigis sa oled ja kõik muud asjad, et saab välja valida ja siis sa näed ka, kui palju postikulu tuleb, eks ju. Ja tõenäoliselt küll, et see on jälle see tehniline pool, milleks mul on okei okay., virtuaalne assistent. Ja ja, kui sa tõesti elad väga eksootilises riigis, sa ei saa e-poes hakkama, kirjuta mulle ja me saame selle lahendada hoopis teistmoodi, et see ei ole nagu üldse probleem. ja see on niimoodi, et kui te olete eksootilises kohas, siis kirjutage mulle ka, et me tuleme Kristjaniga, toome selle kohale. mina küll olen nõus. lihtsalt see võib natuke kauem aega võtta. jah, aga see saab põnev seiklus olema. vaadake, kui kihvtid. Nüüd üks asi, mida mul kogu aeg kõrva triivib, sellepärast et Kristjan on 7 ja mina olen ka 7, ehk siis Kristjan on 7. päev sündinud, mina 16 ja tehnikamaailm on nüüd küll meil mõlemil selline asi, nagu sa juba korrutad mitmeid kordi. tehnika on selline, mul on sinna assistent ja mina kasutan ka väga palju assistenti, mida jällegi TIR-is me õppisime või üleüldse elus, kui sa tahad olla nagu edukas, noh, edukas enda jaoks kodus ka, kui sa tahad olla edukas ja väga palju asju ära jõuda, siis sa pead ju ka laste ja elukaaslase vahel ka jagama ju neid asju, et sa jõuaksid kõik ära teha. ettevõttes täpselt samamoodi. minul ei töötaks numbrite keel nii, nagu ta töötab, kui mul ei oleks endal mitu abilist, kes mul neid asju korras hoiavad, seepärast et mina armastan teha kõike muud, välja arvatud tehnika et siin on jällegi see, et ettevõtja, sa ei saa olla maden ise, sa ei saa ja, mikromanageerida, sa pead usaldama inimesi ja pead andma osad tööd ära, et sa pead tegema seda, milles sa kõige tugevam oled ja andma tööd neile, kes on teistes asjades tugevad, milles sina nõrk ei ole. nii sa loodki seda väärtust ka sellele teisele inimesele, nii sa arendad majandust, nii sul, noh, see on nagu hästi suur, et sa ei saa üksi kõike teha, et me ei kujuta ju keegi ette, et me praegu igaüks kasvataks omale kartuleid, kõik käime poes. mm, samamoodi me ei pea ise olema raamatupidaja, koristaja, ma ei tea, kes veel, ma kuulasin papsid.ee-s, kuulasin podcast'i Kristi Saarega ja ta ütles, et esimene asi, mis ta sai aru kodurahu huvides, koristaja, ahah, palka endale koristaja, et see võtab nii palju pingeid maha, et täpselt samamoodi, kui sa ei oska seda tehnikat, palka koristaja. kui sa ei oska müüa, palka endale müüa ja tegelikult praegu täna õhtul ma hakkangi tegelema müüjate värbamisega, et mul ahah, tuleb siin Zoomis hästi mitu intervjuud, et Ruth Terrase Concept Store koos New Venusega siis avab 4 pop-up poodi Tallinnas, Kristiines ja Rokas, Tartu taskus ja Pärnu kaubamajakas, et kaubamajaka ja Tartu müüjad on meil juba ilusti komplekteeritud. Ja nüüd on siis Tallinnasse, et täna hakkan tegema ja juba 10. see avaneb. oi kui lahe. Ja 10. on mul ka Rocca al Mares Naudime elu saate salvestus ja Mm. see juba laupäeval läheb eetrisse, et selline, järgmine laupäev, et selline hästi niisugune ja et niisugune hästi, noh, mis mul on jällegi kaasa inimesi, et New Venus ehk Kadi siis, et temaga me seda 2 peale veame, et Mhm. üksinda ei jõua, see on nagu ja nii saab ka rahalisi riske maandada, et kõik selline, et leia endale need inimesed, kellega sa saad koos asju teha. Ja vot kuidas mina üldse TIR-i sattusin, ma tundsin ühel hetkel, et mul on vaja mentorit, ma olin teinud just eduka jõuluhooaja, mul oli raha Mhm. kõik oli nagu hästi, aga ma sain aru, et ma nagu olen kinni jäänud ja Mhm. siis ma vaatasin loomeinkubaatorit, aga see oli just alganud, et see kandideerimine oli läbi. Ja siis ma mõtlesin, et siis ma panin kuskile gruppi üles, et ma otsin mentorit ja siis paar tükki kirjutasid, ah, ma võin ju ka. mis mentor sa oled, kui ma ütlen, ah, ma võin ju ka. Kuuled Ja või? siis kirjutas mulle Liina Ostumaa, kes on siis loonud selle virtuaalsete assistentide koolituse, Mhm. et praegu ta enam sellega ei tegele, nüüd on seal õnnela, et müüs maha, aga tema kirjutas, ta oli siis Kai Ojase väärtuse looja ja siis mul oligi Kaiga olid kõned ja mul oli arve peal 1,5 kuus TIR-i raha ahah, ja alguses ma mõtlesin, et ma saan läbi Töötukassa, kuna Töötukassa oli ette nähtud mentorrahad mingi 1000 eurot, aga see pidi olema, see mentorprogramm pidi lõppema selle aja sees. aga noh, Mhm. ma olin nagu liiga hiljaks jäänud.
ja siis läkski ja siis ma seal ühesõnaga 1,5 kuu raha oli arvel ja tegelikult noh, mul oligi iga kuu maksin Kaile ja mul jäi ainult 2 kuud, need, kus ma natuke hilinesin oma osamaksega. Et lihtsalt, et võta nagu julge hundi rind on rasvane ja, ja praegu täpselt on mul nende müüjatega, et mul kolmapäeval avaneb pop-up, aga mul ei ole müüjaid see on nii omapärane, tead number seitsmetele, ehk siis sul on 7 ja ma räägin, et mul on koodis 3 korda 7, ehk siis sul on siin teised numbrid ka, aga see on nagu nii võrratu. vot teie, kellel on 7, vaadake, 7 energia ongi see, sa lähed, no ma ütlen siis hästi lihtsalt, 7 omanikud oskavad luua kriisiolukordasid, sest nad arenevad alati kriisiolukorras. kriisid ei tähenda, et see on nagu paha, sest see on hea, see arendab see kriisisituatsioon ja sa lahendad selle niikuinii ära sellepärast, et universum tahab, et sina number 7 ei lösutaks teleka ees ja ei sööks mingit popkorni seal, aga lihtsalt võtad endale väljakutse, mis ajab sind ähkima, mis ärritab sind mõnusalt, on ju, mis tõstab vererõhku. ja siis, kui sa saad selle tehtud, siis sa mõtled, vau, ma tegin selle ära, aga kui palju oli närvitsemist, no ütleme närvitsemist, ma ei oska ütelda. no ikkagi saad aru küll, on ju, ja praegu ma kuulan, ma tunnen nii ennast ära, sa ei kujuta ette, kuidas ma ka siputan niimoodi, teen mingid asjad ja siis ma mõtlen appi, aga seda peab hakkama lahendama. ja siis, kui see on läbi, siis sa mõtled, vau, see olin mina selline lihtsalt võrratu on sind kuulata. ja tõesti, ma olen ka seda meelt, et võta mentor, kui sa oled nagu ummikus omadega, sest ma olen väga-väga tänulik, et Kai Oja teeb seda või tegi siis minu meelest siis tegi, võib-olla ta teeb nüüd teises formaadis neid asju, aga ta on teeb palju teist asja. jah, aga väga palju on muutnud meie elusid, kes me seal oleme olnud, et muidugi mentorlus, ükskõik kes, ega sul mentor ei ole, siis ega mentor ei tee sinu eest tööd ära. tema on juhendaja, tema usub sinusse, aga meie ju lõppkokkuvõttes peame ju ise ära tegema. et jah, tead mis, hüppame siit nüüd, see on, tuli praegu välja, nagu me teeksime Kaile reklaami, ma pean selle video Kaile saatma, ma ütlen, et kohustuslik kuulamine praegu. et sina, kallis naine, kes sa paned mulle ajavööndeid, vot too ära see koht ka, kus me Kai Oja sellest koolitusest räägime ja siis ka tahtsin Rutt sulle ütelda praegu, vaata. Kristeni see, kuidas see loosimine, kus kohas see, me räägime veel uuesti seda loosimise kohta. aga ma tahaksin veel küsida nüüd, kuna läksin Kai reklaamimise peale üle selle räägi oma toodetest nõksukene, need, mis sul selja taga on, seepärast et seal on nüüd 1, 2, 3, 4, 5 on ju, need, mis sul selja taga on, need, ma ei tea, mis kodulõhnastajad. et, et miks need numbrid on need numbrid, minu meelest väga huvitav, see praegu, kui inimene näeb, siis ta nagu noh, siis on see number, aga mina kui numeroloog kohe suumin, vaatan, okei, 607, mis ta sellega ütelda tahab, vaatan 248, kui ma olen õigesti. räägi mulle nendest, räägi meile nendest. ja tegelikult see ongi hästi ainulaadne kontseptsioon, et kuidas lõhnab aeg. ahah. et ma olen siis sidunud lõhna ja kellaajad, et need ongi siis kellaajad, et Mhm. 4:55 AM ehk hästi vara hommikul ja kogu see bränd ongi siis üles ehitatud inglise keeles lihtsalt sellepärast. No üks on see rahvusvaheline, aga teine asi ka seepärast, et eesti keeles meil ei ole nagu ennelõuna, pealelõunat, et Mhm. tekkis täiesti jälle kuskilt sealt kõrgemalt antud, et selline kellaaegade kombinatsioon ja see ongi, kuidas lõhnab aeg. Et kui ma selle esimesed 4 lõhna lõin, siis ma tegin need lõhnad valmis, nuustatasin ära, vaatasin ja siis oli vaja ju toodetele nime. see Ja. nimede teema on ikka nagu täiesti nagu ja olen paljudelt ettevõtjatelt kuulnud, et kõik on korras, aga mis siis nimeks saab, mis oleks see nimi? Ja. ja mina jõudsin ühel hetkel siis nende kellaaegadeni ja tegelikult nad ongi läbi oma selle aroomiteraapialise toime, millisesse osasse päeva nad sobivad. Ja. Näiteks esimeses oligi mul see 6:07, 2:48, 7:19, 11:23 ehk siis 6:07 AM, selline nagu ka aastaaegade järgi niisugune kevadine, kerge apelsin, kuusk, selline mõnus hommik, värske, aga mitte midagi liiga, niisugune mõnus kevadine hommik. 2:48 pealelõunad ehk sa oledki, kui sa oled, seal on siis sidrunein, ingver ja piparmint, et kui sa oledki natuke juba väsinud, niisugune lõuna ära söönud, veri on kõik kõhtuval, kui tahaks nagu pea lauale panna, see sind ergutab. Mhm. jällegi 7:19 PM, nagu õhtune aeg, kus sa võiksid umbes sellel kellaajal koju jõuda. Mhm. tööpäev, lapsed, mingid poed, sul on nada ja ela kõigest, siis see kaneel, apelsin, roosmarin,
see natukene ergutab sind, muudab su rõõmsaks. Rosmariin on tegelikult see 7-19 on super ka kontoritesse. Mhm. Ta muudabki sellise õhkkonna soojaks, sõbralikuks, head tuju ja rosmariin on siis see, mis päriselt aitab sul niisugust keskpikka mälu. Ta aitab sul õppida, töötada Oo. ja ütle, kui sa oledki jõudnud koju, lapsed traali-vaali, kõikjal lapsed teavad, et seal hakkab tööpäev, lõpeb, hakkab järgmine tööpäev, et sa oleksid toetatud, rõõmus, niisugune tasakaalukam, helgem ja su mälu, et sa mäletaksid ka, mida sa seal õhtul lastele lubasid, et tihti on jah. nii, et lubad, aga siis kõik on juba, noh, sa oled lihtsalt nii üle pannud, et sa enam ei suuda mäletada. Ja 11:23 PM on siis Bergamot, Palmarose, Kadakamari, rääkides koroonast, ideaalne koroonaõli, hästi antiseptiline, rahustav, und soodustav ja kui esoteerikamaailma natuke minnes, öeldakse, et bergamot on siis üks vähestest õlidest, mis päriselt seda rikkust ja küllust loob. Ja Oo. ilmselgelt, et kui sa magad hästi, sa Mhm. oled välja puhanud, sa jõuadki rohkem tööd teha, Mhm. sa oledki rohkem võimeline seda rikkust ja küllust looma. Täpselt nii. Ja just ja ja mis see kadakas, vana Eesti komme ju kadakoksi igale poole tuua. Mhm. See ka ju see noh, juba nii-öelda esivanemad teadsid, et see puhastab õhku ja palmaroos on samamoodi, on selline hästi antiseptilise toimega, et see on kõik see õhk, mis sul ümber on, et see ikkagi oleks see värske, puhas ja nad ongi sellise rahustava, puhastava toimega. Ja Võimas. nüüd uuematest on siis see 4:55, aga kuidas need kellaajad tulid? Need konkreetsed kellaajad tulid lihtsalt nii, et mina ütlesin kujundajale tunni, et ma tahan seda tundi ja siis kujundaja ise pani need minutid juurde, et see visuaalselt ilus oleks. Ahsoh. Nii, 4:55 on jälle Kai Ojale reklaam puhtalt sealt, et kella 5 klubist, kus ma ka ise olin päris paar aastat, praegu hetkel ma enam ei ole. Et aga kui sa kell 5 hakkad tegusaks, siis 4:55 sa tõused ja siin sees on siis piparmint, mentool ja tsitronella ja see on tõesti hästi selline karge, värske, niisugune nagu talvine hommik, kus sa lähed välja, sa tõmbab sind kõik selgeks. Ja näiteks nendes autolõhnastes ongi just see minu lemmik juba sellepärast, et ongi, kui ma sõidan ringi aeg-ajalt, siis kui on vaja uude kohta minna, siis ma mõtlen oma mõtteid ja siis ma olen ikka vanas kohas tagasi. ahah. aga see hoiabki päriselt selliselt reaalselt niisugune joone peal. Ja kõige uuem, millele karpi veel ei ole, on siis 8:18 ahah. PM ja see siis sümboliseerib nagu kaheksagi siin elu lõpmatust või niisugust elu ringkäiku. Et see on siis kuusk, mänd, nii kuusk, mäng, kadakas, tõrv, sidrun ja laim. Et see on niisugune Eriti hästi niisugune huvitav. tõrvane ja niisugune puine, et see ongi selline hästi ja tema siis nimi on Pure and Raw. Et ma ei leidnud inglise keeles head vastet, tegelikult peaks olema ürgne, Mhm. puhas ja ürgne, et just selline ürgne, mehelik, maine jõud, ikka 2 jalga maa peal. Lähed metsa, seal võtad oma karu, tood koju, et sa lähed sinna suitsusauna või sellesse vanasse majja, mis on siis suitsu täis kõik, et selline hästi-hästi niisugune jalad maas ja siis tegelikult see 8 ongi ju noh, ei Mhm. lõppegi ära Lõpmatuse märk, ja jah. et ta ongi selline ja see lõhn ka, see puit, kõigepealt seal on tuhk, siis temast saab jälle uus asi, siis tuleb puu, et kõik selline eluringkäik ja tegelikult me käimegi siin elus ju kogu aeg nagu ringi. Ja kui Absoluutselt. vaadata oma elu, siis ka, et sa teed mingid asjad ära ja isegi noh, kui sa oled asjad nagu positiivselt teinud, siis sa saad aru, et sa võid olla samas nagu olukorras, aga sa oled nagu kuidagi grammike kõrgemal, et sa käid seda spiraali mööda. Ja kui sa ei sagedus on ole neid kõrgem. õppetunde ära õppinud, siis sa oled täpselt sealsamas kohas. Et selline Hullult jah, huvitav. Issand, sa saad sa aru, mis praegu, Kristjan, toimub või? Sa saad iga selle, nii nagu ma ütlesin, et ma pean pärast natukene sind noh, andma natuke vihjeid, aga ma annan kõigile avalikult praegu, kui teil on tooted, tehke endale vot täpselt igast tootest see, mis sa rääkisid praegu niimoodi vurr, aga igast tootest saab nagu pikema loo rääkida. see andis praegu nii palju informatsiooni, et ma mõtlesin, et see 11:23 vist PM peaks vist kogu aeg välja müüdud olema, et inimesed on tihtipeale mures, et nad ei saa magada korralikult. Et ma mõtlesin, et seda toodet mul küll ei ole. No okei, see selleks, see, mis mul ei ole. Ma tulen ka mängima igastahes seda mängu. Mis mäng see oli, mida mängima pidi, et saaks neid lõhnasid ja ja kinkekaarte saada?
Instagramis tuleb siis Ruth Terrast ära like ida või tag või like ida või ühesõnaga fänniks hakata või jälgida. ma ei tea, kuidas see õige nimetus ma on, ka ei tea. tehnika, eks ju. ja siis selle postituse alla, mis ma teen, et sinna panna siis kommenteerida niisama või tag ida ära ka oma sõber, kes võiks seda vaadata, kuulata. ja siis nende vahel, kes kommenteerivad, siis ma loosin välja see 250 € kinkekaardi. ehk kui sul on mitu sõpra, siis pane nad erinevatesse mitte nagu mitu tükki Kommentaaridesse. järjest, vaid erinevad kommentaarid ja et siis muidu kelle Super. vahel sa seal valid, et siis sul on endal lihtsam, et sa tead, ahah, vot sai ema, mitte sõbranna number üks Jaa, näiteks. ära. Issand, kui huvitav, vaata siis on sul rohkem ju võimalusi seal loosida ja Kristen siis loosib selle sealsamas arvatavasti Instagramis seal kuidagi, sa teed selle postituse selle kohta, et loosid, et see ei ole nüüd numbrite keelega seotud, sest mullegi oli see veitsa nii selline, mitte veitsa, aga see oli nii vahva üllatus, mis Kristen välja pakkus, et minu meelest kõlab väga uhkelt. nii et ma arvan, et vist mina ei tohi mängida, aga ma saadan oma pojad nüüd mängima sinna. mis siin ikka, küll ma ära sebin kuidagi. Poegadel on teised perekonnanimed, sa ei seosta ära. okei, aga tead mis, nagu mega huvitav. ma küsiks veel ühe sellise küsimuse, kuna sa nüüd küünlaid ka teed ja kas küünlad on siis samamoodi nende numbritega seotud või on seal mingi teine süsteem? tegelikult kõik, kui on sama kellaaeg, Mhm. siis on sama lõhnakoostis. ta võib protsentuaalselt natuke erineda, seepärast küünal on jälle ühtemoodi pretensioonikas, et tema ei taha mingeid teatud õlisid, aga seal on kõik need õlid sees. ja kui saladuskattale ütlen, et äkki siis suvel või siis kevadel juba jõuavad ka tahked šampoonid ja palsamid. oo. et need on samamoodi, on samade kellaaegadega, aga seal võibki nagu, need on samad eeterlikud õlid, aga need võivad protsentuaalselt natuke erineda. aga see Mhm. on lihtsalt tehniline küsimus, mis tuleb erinevatest nagu asjadest. aga ja seal on samad eeterlikud õlid sees, et kõik lõhnad, mis on selle kellaga, on siis nende samade eeterlike õlidega ja kui nad lõhnavad natuke erinevalt, siis tuleneb ka sellest, et seal võib olla see koostis natuke erinev, aga Mhm. erinevates põhjades need lõhnad on ka erinevad, ehk sa Aa. võib olla täpselt üks ja sama eetrikõide koostis, aga kui sa paned selle näiteks kehakeeli või kodulõhnastajasse või küünlasse, siis nad mingid asjad võivad seal nagu nüansid olla erinevad. et Mhm. see on jällegi täiesti normaalne asi. mul tekkis, aitäh selle info eest, et see ongi kõik arusaadav tegelikult, et vaata, kui huvitavalt sul kellad ka mängivad seal, eks ju. sa nüüd nii kihvtilt rääkisid, 4:55 ärkad üles ja siis ta. siis ma kujutasin ette, mul on suht suur kodu, et ma saaksingi täpselt oma süsteemi niimoodi, et kui ma ärkan, siis mul on alati omad rituaalid, ma lähen sinna, siis võiks seal lõhnata see, eks ju. siis lähen siit edasi, seal lõhnab see, autos võiks olla see, siis ma ei tea, lõunat lähen sööma, no tavaliselt mul on kõik asjad kodus, nii et ma pean kõik kodus ära sättima. et siis oleks see, no väikseid lapsi ka ei ole, siis mul jääks ära see 7:19. No võib-olla ei jää ära see 11:23 ja nüüd see pakkus ka väga huvi, see 8:18. et selle paneks siis, kui mees läheb õhtu oma pesurituaale tegema, siis ma panen sinna, et tuleb nagu karujuss sealt välja. mulle tegelikult väga, saad aru, ma kujutasin ette mingit, tead, kauboimeest praegu tuleb niimoodi. Läheb, sa räägid, mingi karu on õla peal ja siis ta tuleb sealt oma mingisugusest asjast välja ja tõmbab. No saad aru, selline, kui sa rääkisid seda, et ta tuleb kuskilt suitsu seest ja siis ma kujutasin ette, noh, okei, vana naine, vaata siin unistab, ei tea, mis asju. ei, ma olen tegelikult suht noor. aga see selleks mulle väga meeldib igastahes kõik see asi, ma ütlen päriselt, ma ei teadnud sellest üldse absoluutselt nii palju, kui täna Kristjan sellest kõigest rääkinud on. palun kommenteerige siia ka, kellel on kogemust lõhnastajatega, kellel on nüüd konkreetselt just see Ruth Terra tooteid nüüd kasutusel olnud, võib-olla kasutate kogu aeg ja üleüldse minge ja mina tulen koos teiega, lähme käime seal Instagramis ära ja võtame jälgimisse ja vaatame, millega siis Kristjan tegeleb, selle brändi nimi on Ruth Terra. tead, mis, Kristjan, mina terras, teeksin ah,, Rutt Terras. terrass sorry. Sorry, aitäh, kallikene, et mina tänan selles suhtes, et see oli nii tohutult informatiivne. mul oli veel üks mõte, enne kui ma annan sulle viimased sõnad. kui näiteks nüüd kellelgi tekkis mõte, et ta tahaks ka midagi teha sellelaadselt, et kas sa võiksid ka tõesti näiteks võib-olla ka koolitada, et millele näiteks tähelepanu panna, kui sa hakkad mingisuguste asjadega tegelema. sa võiksid täitsa teha selline, müüa välja sellise totaalse mingi koolitusprogrammi, mingi pisikese.
no ma isegi ei tea näiteks, mida inimene tahaks küsida. no minu käest küsitakse, et ma tegelen numeroloogiaga, et kuidas saada mingit teatust numbrist nagu paremini aru, siis ma ütlen, et okei, ma teen ühe koolituse teile selle kohta. no ma hakkan näiteks ametitest rääkima, kuidas konkreetselt oma sünnipäevast, kuust ja aastast vaadata täpselt sulle sobiv number, et ma annan selle lahenduse ja tuleb sinna Zoomi koolitus. aga see oli üks näide, aga kas keegi, kes nüüd ka toimetab kodus, võiks ka sinuga näiteks ühenduses olla, sa ei pea ju oma mingit ärisaladust ütlema, aga näiteks ka, et kuidas nagu alustada, mis on nagu kõige lihtsam meetod mingeid asju teha. no tegelikult ma arvan küll, et kuna ma olen üks ja mõtteid on nii palju, siis kõike ei jõua nagu ellu viia, aga kui keegi küsib ja nõudlust on, siis ma arvan, selle lahenduse leiab ikka, et see ei ole nagu üldse mingi küsimus. kas sul, et kas sul on näiteks endal mingit abi ka vaja, et keegi võiks kuidagi sulle pakkuda mingit abi? noh, ma saan aru, sul on assistent olemas, on ju, sul on mingid asjad, aga võib-olla veel, et ma isegi ei oska ütelda, noh, ma pakun välja müügijuht on ju, aga müügijuht müügijuhiks, aga võib-olla näiteks otsid sa võib-olla Soomes näiteks kedagi inimest, kes võiks näiteks ka kuidagi sind aidata. sa seda nagu. tegelikult ja mida ma tahaks, on küll ikkagi välisturud ja Mhm. mu pakendi peal on muide soomekeelsed tekstid ka olemas. ahsoh, jah, vaat seal sa räägi nii eelviimane vist kaua, on. sa räägi nii kaua, ma vaatan. Ja tegelikult ja, et inimene, kes siis või ettevõte, kes tegeleb siis ekspordiga ja Mhm. kui sa oled Soomes, et siis ja sind huvitab, et siis leiame selle viisi, kuidas see asi toimima panna. et ma olen välja vaadanud mõned kohad, mis Soomes võiks olla, aga jällegi üksinda ma ei jõua ja soome keel, noh, ma räägin ainult eesti keelt, okei, natuke ka soome keelt, aga lihtsalt, et sellist abi on küll vaja ja esialgu kohe on mul vaja häid müüjaid ja kui sa kohe ei taha tulla, aga sind huvitab suvel laatadel käimine, siis meil Kadiga koos ehk siis New Venusega pop-up'id või siis laatadel müüjad, et meie poolt on olemas, hakkangi nüüd kohe, kui me lõpetame, hakkan salvestama videosi Mhm. ehk siis oma toodete kohta, et oma müüjatele anda, et nad teaksid rohkem, et kõik, et koolitused on meie poolt asjad, aga sina pead olema lihtsalt äge müüja. sa ei pea oskama, sul ei pea olema kõrgharidust, sa Mhm. ei pea nagu, sa pead lihtsalt olema äge inimene ja Mhm. aus kas, ja me leiame kõik lahendused, et see on see abi. aga kui siis nüüd näiteks siin publiku seas ongi keegi, kes tahaks, kuhu ta kirjutama peaks sulle, et talle näiteks selline asi täitsa sobiks? et info@rutterras.eu tegelikult hästi lihtsalt, võib mulle kirjutada ka Instagrami, igal pool Rutterras, okei okay., Instagram, Facebook, isegi TikTok on olemas, aga ärge sinna kirjutage. sinna ma ligi ei pääse praegu, ma ei tea, okei okay., keegi, üks assistent mulle vist tegi, aga ma sellest maailmast ei tea midagi. okei okay. et Facebook, Insta ja meil, kõige parem on info@rutterras.eu, sellised pikad korralikud asjad Mhm. ja tegelikult selle Ruth Terrase nime järgi leia sa kindlasti mind ülesse. okei okay., mega põnev, selles suhtes näed, täitsa lampi küsimus, aga isegi leidis näiteks sellist nagu sul tekkis ideid, et mida võiks, aga ma saan aru, et see ei pea olema ainult lihtsalt Soomes, see võib ükskõik, ma tean, et meid vaadatakse Austraaliast, Indiast, Türgist, igalt poolt, et kellel midagigi nüüd tekkis mingi mõte, et siis võtke siis ühendust. Ruth Terras leiate igalt poolt ülesse. tead, Kristen, minul oli sinuga väga lõbus, päriselt väga informatiivne, aitäh sulle. aitäh sulle, aga ma veel lõpetuseks ütlen ja see ei ole veel kõik, ahah, et tegelikult nüüd, kuna see läheb, ma saan aru, täna läheb juba eetrisse, siis 15. detsembril on Tallinnas mul tulemas teises tiirus. see on üks selline hästi tore taaskasutusbutiik, siis kehakeeli tegemise töötuba, seesama, millest ma rääkisin, mille ma selle oo. lõputöö tegin ja auhinna saan, et me hakkame ise tegema kehakeeli, Mhm. et sinna tuleb töötuba, et seal on kohti vaba ja tegelikult veel, et kuna ma olen kaksik, ahah, see tähendab, ma teen mitut asja, tõenäoliselt ma ei tea, kas mul ongi ATH, äkki need on see numbrid, mis on mu selliseks teinud, ei, mis ATH ma... on kõigil, kellel on 7, mul pidi ka olema nii, et oled oma jope. ja, nii, siis tegelikult ma tegelen veel Bolti autode väljarentimisega Jeesus Maria. ja et terrasrent, et seda võib ka Facebookis like ida, seal on vähe likee, aga see ei olegi oluline, aga lihtsalt, kui sa tahaksid proovida Bolti sõita, siis oo, minu käest sa saad rentida auto, et seda teha. ahah, ma ütlen hetkel
vist on kõik autod väljas, et ka seal liiguvad, et tulevad, lähevad, aga tegelikult sellise nädalaks ajaks proovida, miks mitte ja ma saan sind selle, kui sa ei ole selle kunagi teinud, siis ma saan sind täitsa aidata, et kuidas need asjad siis toimima panna. mega huvitav. mina ei teadnud sellest mitte midagi. päriselt nagu mina ütlen kohe, ma annan kohe käe sulle virtuaalselt, sellepärast et seitsmed on ikka sellised siputised, vaadake, seitsmel on kaks varianti, kas seitse jääb lihtsalt logelema, midagi ei tee, ainult mõtleb ja unistab või lihtsalt see, et taob rauda kogu aeg, taob rauda kogu aeg. mul on veel kolm seitset ka, mis sa arvad, hulluks läheb siin vahepeal. aga kuule, ja ega siin siis midagi ja mis sul veel on ütelda, räägi veel. ja siis ma tahtsin öelda, et suvel tuleb mul ka, ma jõuan, loodan, jõuan valmis. Klooga randa tuleb selline tore glampingu telk ka, et kui sa tahad Klooga rannas suvel aega veeta perega või noh, siis mul on jah, kuskil kilomeetri kaugusel rannast selline mõnus chill ja kui sa ei ole kunagi Klooga rannas käinud, siis Klooga rand oli seal 80-ndatel ikka ülikõva rand. Eesti nagu tipprandasid põhimõtteliselt, ütleme siis Harjumaal ja praegu on seal nii ilusaks läinud ja see on hästi sobilik lastele, seepärast et see on nagu Pärnu rand, kõnnid, aga sügavaks ei lähe. ahah, Et see selline järgmine minu niisugune hull ettevõtmine ja unistus, telk on mul muide juba ostetud oota, aga nüüd on vaja lihtsalt, mida sa teed seal, see, mis telk see on? see on Clapigu, see on majutus, see on suur telk, selline mingi aa, diameeter on vist viis meetrit, et selline nagu noh, mitte lihtsalt telk, vaid selline nagu maja moodi telk natukene. Ma ei tea, oo. kas Soomes, et Eestis on need Clapigu telgid täitsa nagu popid, Mhm. No et ma ei, selline ma ei äge käi niimoodi ja minu jaoks täitsa uus asi jälle, äge asi on, ühesõnaga ma saan aru. aga kas infot selle kohta igalt poolt siis saab, kus see põhiinfo sul jookseb, mitte kuskil praegu jah? selle kohta ei jookse, seepärast et seal on ainult mõtted siin ja telk jooksevad, on olemas ja siin. see, aga siin nüüd peale seda jõuluvärki ongi vaja. ühesõnaga, mul on seal siis vanaisa ehitas kunagi kas 50-ndatel sinna suvila, aga Mhm. see on nagu väga selline õnnetuke, aga lihtsalt, et mul on selline hästi ilusas kohas selline väike maatükikene, kuhu peale siis saaks teha midagi. ja ma arvan, et see on kindlasti hästi palju ka tänu jälle Kaile, aga et sellist ettevõtlikkust, et lihtsalt kuskilt teha midagi, et sul on mingid asjad, et see kõik nagu toimima panna Mhm. ja no siin pakkuda sellist toredat, mõnusat väärtust. ja sinna loomulikult sa ei hakka kõike jälle üksinda tegema, sa vajad jälle seal abilisi ja eks elu hakkab siis näitama, et nii, et teate, kellel nüüd tekkis mõtteid tulla appi siis Kristjanile seal tegevuses Rutt Terras, seal pop-upides ja mida sa kõike ka ei tee ja korralda seal suvel, siis tasub juba külje alla vaikselt nagu liibuda, sellepärast et näete, ühest asjast võib tulla teine asi, see lumepall hakkab veerema, sellepärast et see naine on hullumas oma ideedega, nii et mina tahaks küll tema kõrval olla võib-olla siin, kui ma oleksin Tallinna poolel, aga ma ei tule sinna või kus. ja ma ühe asja ütlen veel, et see nüüd läheb puhtalt sinna Ruth Terrase alla jälle selle põhifookusesse, et tegelikult, kui sa rääkisid, eks ju, koolitused, ma teen tegelikult töötubasid ju nii. ja ongi need, et kas teeme siis neid kodulõhnastajaid me ei tee ja see on üks kindel põhjus, miks me kodulõhnastajaid ei tee, et see on väga suur tõenäosus, et sa lihtsalt saad asja, mis ei toimi ja ma ei Aa, taha teha sellist töötuba. ma suure tõenäosusega on, noh, töötuba ise on äge, aga sa lihtsalt ei saa seda toodet kätte. mm, aga teeme kehakoorjaid, eeterlikõlidest segusi, kehavõisi, mida iganes me saame teha, et mul tegelikult kodulehe peal on olemas ja minu nagu tegelikult, mida ma tahan teha, mitte neid avatuid töötubasid, vaid firmadele, et kui sa oledki firma omanik, oled sa kuskil mingi personalitegelane, tiimijuht, et ma tean, et teil on ette nähtud rahad, teil on ette nähtud aeg, et te teeksite koos tiimiga midagi, siis näiteks üks minu lemmiknäide on see, kui teil on mingi koosolek, ajud ragisevad, suitsevad kõik, teil on juba, tahaksite üksteisele kõri kallale minna, siis te tulete pärast seda kõike minu juurde. ma teen teie ajuloputuse, pea puhtaks, teeme koos mõnusaid eetrikõlisi ja te lähete kõik sõbralikult ja chillilt minema või nii, näiteks mingi tüdrukute õhtu, sõbrannad saate kokku, ma olen teinud sünnipäevasi niimoodi, et sellist mega ja võib. nüüd mul tuleb jaanuaris tuleb üks 40 inimesega niisugune töötuba, et ongi ühele ettevõttele, et teeme siis eeterlikõlides segusi näiteks, et selline, et seal on kodulehe peal on infot olemas, aga seal saab ka noh, see ongi natuke nagu personaalsem lähenemine, eriti just nendele ettevõtetele ja
kuna ma olen selliste edukate ettevõtlike inimestega ümbritsetud, siis kui sul on suur firma, seal on ikka mitusada inimest, siis mitusada inimest ühes töötoas ei ole. Mhm. aga ma leian sulle ka kogu selle komplekti, et me teeme mitu töötuba koos, et nad roteeruvad või valivad või et sellised, see töötubade lahendused. oota, aga see, mis sa ütlesid, et nüüd tuleb 15. detsember, oli see 15. detsember? jah, mis jah, töötuba see on, sinna saavad kõik avalikult osalema tulla või? see on avalik töötuba ja see on teises tiirus, see on siis Paldiski maanteel, ühesõnaga Kristiine kandis, üks selline hästi ilus taaskasutusbutiik, Mhm. et oleme koos selles ettevõtlusinkubaatoris, et seal teeme sellise avatud töötoa, et okei, sinna saab registreerida. ja see info on olemas sul kodulehekülje peal, see see info ei ole kodulehe peal, aga selle ma saadan sulle, et sa saad selle kuskile panna juurde. siia kirjeldusse siis. vaadake kirjeldusse või ma panen kommentaari ja kinnitan kommentaari, aga oh, teate, seda infot on nii palju, nüüd ma pean ära lõpetama, seepärast et ega see tüdruk vait ei jää, ma arvan, et ei, ei, vägisi panen stopile. aitäh, kallikesed, et te olite, kellel tekkis mingeid mõtteid ja kellel nüüd nagu tundus, et tuli match Kristeni energiaga ehk siis Rutt Terras on tema brändi nimi, siis kõik kontaktid tulevad kirjeldusse ja siis mul on armas abiline, kes paneb ka siin numbritega, kinnitab ära ja ajavöönditesse, nii et olge ühenduses ja ma tuletan meelde, 50 korda 5, ei 50 korda 50, 2 korda 50 kinkekaarti on nüüd loosimises ja see on siis Instagrami lehe peal. selleks on vaja siis tulla jälgima sind, tag ima, ma ei tea, kuidas, ma ka ei tea, kuidas seda seal öeldakse, aga jälgima. ja siis ka kommenteerid sinna, paned midagi kommentaariks, saad lihtsalt ka ära tag ida kommentaaris siis oma sõbra ja siis Kristen teeb selle loosimise hiljemalt siis 17.12 keset ööd, ärkab üles spetsiaalselt teie jaoks, et hommikuvärskelt vaadata, okei okay,, ma hakkasin mulisema. ühesõnaga kõik rääkisin tõe välja, nii nagu asjad on, nii et aitäh, kallikene, et sa tulid. aitäh, kallikesed, et te kommenteerite ja võtke ühendust Kristjaniga. tšau. tšau. ta ei vait, ma mõtlesin, mis juhtus mikrofon kinni